tere tulemast saatesse Eesti valib presidenti. Teie ees on saatejuht Kaja. Tere ka minu poolt. Üpris irooniline muidugi, et seda tilulilu pean juhtima siin mina. Pärast seda, kui mu paps karjus, et ükski Kallas ei taha enam presidentidest midagi teada. Aga hea küll. Ja nüüd tutvustame finaliste. Kristen, Mihhail ja Urmas. Tere tulemast meie mängu. Nagu teate, on reeglid lihtsad. Igaüks peab esitlema oma presidendikandidaati. Kui publikule meeldib, saate punkte. Kehvade argumentide eest saab miinuspunkte. Alustame. Kristen, keda sul on meile pakkuda? Meie kandidaat tutvustamist ei vaja. Ta on Euroopa meister, kogenud poliitik, pereisa ja esindusliku välimusega tubli ja terve Eesti mees. Reformi kandidaat Erki Nool. Erki, lubage end tunnustada. Tegite tõesti hea valiku. Veelgi enam, Urmas, ta on ju isamaaline. See oli ammu. Pole kahjuks kuigi veenev argument, Mihhail. Kristen, kas soovid veel midagi lisada? Ainult seda, et Erki on konkreetse jutu, tugevate põhimõtete ja millise välimusega. Tugev algus Kristeni poolt. Lähme edasi. Urmas, palun. Meie kandidaat on tõeline maašool, kes ei lase end poliitilistel tõmbetuultel kõigutada. Ta on elukogenud naine, kes esindab pereväärtusi ja põlvkondade kestvust. Daamid ja härrad, tädi Maali. Rahvale teie valik meeldib, Urmas. See meid ei üllata, sest tädi Maali meeldib kõigile. Tal on alati varuks vanasõna ja kuum tassike teed. Ja kui poliitikud lähevad riidlema, võib ta neid ka pisut noomida. Aga kas ta suudab meid rahvusvahelisel areenil esindada? Kas te kujutate ette, et keegi võiks tädi Maalile halvasti öelda? Ma ei kujuta küll ette, kuidas tädi Maali meie riiki välismaal kaitseb. Mismoodi ta astub Vladimiri vastu? No selline tossike. No nii, meil on väga põnevaks läinud. Kristen ja Urmas on viigis. Mõlemal on 300 punkti. Mihhail paraku on jäänud -200 peale ja ma ei kujuta ette, kui võimsa esitluse sina peaks tegema, et üldse neile järele jõuda. Paistab, et võitja selgub Kristeni ja Urmase duellis. Kindlasti mitte. Erki Nool on tubli sportlane, kahtlemata, kena mees. Ja no tädi Maali on armas paaba, aga meie kandidaadile ei saa muidugi kumbki vasta. Mulle tundub, et sa ei saa mänguloogikast üldse aru, Mihhail. Sa peaksid rahva enda poole võitma, mitte neid ärritama. Mina ei muretseks. Liigne enesekindlus, kui skoore vaadata. Pealegi, meie Erki on harjunud edukalt lõpuni minema. Presidendi valimised on 10 võistlus, kus peab end igal alal tõestama. Sa pead olema väärikas, hea jutuga, põhimõttekindel. Sa pead välismaalastele hästi mõjuma ja kodumaad tundma. Väga ilusti sõnastatud, Kristen. See kõik on tõsi ja kehtib ka meie tädi Maali kohta. Teda jääb kuulama iga riigipea, sest tema teab rahvatarkusi. Tema on näinud häid ja halbu aegu ning tema mahe hääl rahustab ka kõige suuremaid sõjardeid. Kõlab veenvalt, Urmas. Mihhail, sinu seis on ikka päris hapu. Ma ei tea, kas sul on üldse mõtet oma kandidaati esitleda? Minu arust võiks mul olla ka -1 punkti. Ma võidan ikka. Vaatame siis, kas su optimismil on põhjust. Esitle palun oma kandidaati, Mihhail. Hea meelega. Meie kandidaat. Teie kandidaat on Chuck Norris. Jah. Aga ta pole üldse Eesti kodanik ju. Chuck Norris valitakse Eesti presidendiks ka siis, kui ta pole kodanik. Aga kas ta üldse räägib eesti keelt? Chuck Norris mitte ainult ei räägi eesti keelt, vaid tegi meile käändeid juurde. Aga millised on tema poliitilised seisukohad? Chuck Norris ei tee poliitikat.
poliitika teeb Chuck Norris. no mulle tundub, et Mihhaili skoor vist varsti väljub matemaatika piiridest. Võib-olla jõuab lõpmatuseni. Chuck Norris käis lõpmatuse taga ära ja ütles, et tegi seal 5000 kätte kõverdust. Muud targemad polnud seal teha. Paistab, et oleme leidnud endale valimisteks presidendikandidaadi. Chuck Norris ei osale valimistel. Chuck Norris valib ise.